Raamatuteadvuse sünd esitlus on lõppenud, minu kõrval on filmi režissöör Peeter Rebane. Millised on sinu muljed? Väga esiteks lahe, et selline asi on tehtud. Soovitan kindlasti kõigil lugeda, olen ise juba algust teinud sellega enne tänast üritust, et minu meelest selline hästi põnev ja maailma olemuse üle mõtlema panev raamat. No ühest küljest Alar ütleb, et tegemist on dokumentaal-ulmeromaaniga, aga mina olen selle raamatu läbi lugenud, täna hommikul lõpetasin. Ei hakka ütlema, millest seal täpsemalt räägib lõpuni välja ja mis seal lõpus juhtub, aga juhtub midagi sellist, mida ma väga lootsin, et juhtuks. Aga tegemist on ka filosoofilise ja väga sügava peidetud sõnumitega raamatuga. Kas see üllatab, et inimene, kes pigem on rääkinud filosoofiast, võtab nüüd ja läheb romaani peale üle, läheb ulmeromaani peale? Ei üllata. Minu meelest see on lahe, kui esitatakse küsimusi. Ja žanr ei ole seejuures oluline, kus sa enda vastused leiad? No ulmežanr annab rohkem inimestele vabaduse kuulata, kui see oleks dokumentalistika, siis ma arvan, et inimesed blokeeriksid kiiremini ennast müüride taha, et ei kompaks erinevaid võimalusi. Miks me blokeerime ennast uue eest ja hakkame sellele vastu võitlema ennegi veel, kui me oleme neid küsimusi küsinud ja enne, kui meil üldse avanebki võimalus mingisugust uut valgust või tõde näha? Hea küsimus. Inimloomus võib-olla, et turvaline oleks, aga eks valgus ja tõde on ka selline relatiivne küsimus, et mina aina rohkem usun seda, et tõde sõltub vaataja perspektiivist või vaatamise tasandist. Ma võtan nüüd kaardipaki taskust välja ja annan sulle tunde järgi valimiseks ühe mõttekäigu, võib-olla ühe tuleviku tõe filosoofilise mõttekäigu. Vaatame, mis sind kõnetab ja kohe esimese kaardi ja ma paluks, et sa iseendast lähtudes mõtestaks seda mõtet edasi. Nagu vari vajab valgust, vajab teadvus vaatlejat. Nagu vari vajab valgust, vajab teadvus vaatlejat. No see tõstatab nüüd kui vaadata hästi laiast perspektiivist, et mis on inimkogemus ja teadvus, siis minu isiklik kogemus tänasel päeval aina rohkem on see, et ainuke, mida ma saan väita, on see, et ma olen teadlikkus. Ja kui vaadata nagu laiemalt pilti, et kas teadvus kui selline eksisteerib või ta on lihtsalt meie ettekujutus, on ta lihtsalt üks illusioon. Et see on minu meelest selline teema, millel võiks arutleda tunde. Samamoodi nagu võiks arutleda tunde teemal, et kas see AI saab olla teadvel või mitte. Mida üldse tähendab olla teadvel või mis vahe on teadlikkusel ja teadvel olekul. Et kui me vaatame teadlikkuse tasemelt, siis tegelikult kõik koosneb teadvusest. Nii AI kui inimesed, kui ka kivid, koerad, meri, põõsad. Et kõik on teadvel. Küsimus on see, et võib-olla millises teadvusastmes või millises sageduses või millisel teadlikkusel see on. Et just täna kuulasin seda raamatu esimest pealtükki esitlust ja mõtlesin, et okei, et
kui me võtame nüüd inimbeebi, kes sünnib siia maailma esimesel päeval, me võtame arvuti, kus ei ole veel programmi ja paneme ta elektrivõrku, et kas nad on võrdselt teadvel, ehk siis teadlikud. Et inimbeebi kindlasti tunnetab ja esimesest hetkest ilma ühegi programmita, kas ütleme Apple Macintoshi laptop, MacBook Pro, seda ka teeb. Inimese tasemelt ma ütleksin ei. Kui ma nüüd lähen teadlikkuse tasemele, siis vahet ei ole. Sa ütlesid sõna olen, et see on üks asi, mida sa julgeksid täna öelda, et sa oled, kui tihti sa leiad ennast sellelt hetkelt, et sa päriselt tunned, et nüüd sa oled kohal. Ja kui palju sa sellega igapäevaselt tegelikult tegeled, et tulla kohale? Väga palju. Ma arvan, et see on mu põhihobi viimased aastad juba, et just eile istusin kamina valgel kodus üksinda õhtul ja paitasin oma kutsut. Ja siis tuli selline hetkeks üksinduse tunne hinge, kus ma ütlesin, et see vana ohvrimäng, et näed, vaene mina, et olen siin nüüd üksinda kutsuga kodus ja keegi külla ei tule. Sa paned tähele neid mõttekäike, kui nad tulevad? Aga siis oli hästi põnev seda tunda ja lubada endale seda täielikult tunda, mitte analüüsida, mitte püüda aru saada või lihtsalt tunda seda tunnet ja siis ühel hetkel tuli tänutunne selle asemele ja tänutunne, et ma olen elus ja lihtsalt mul on praegult see haruldaselt ilus võimalus siin üksinda kaminavalgel oma kutsule pai teha. Nii et tegelikult see olukord ju sama ühest küljest, eks ju, sa võid seda näha sellest ohvri mentaliteedist või rollist ja nutma puhkeda, aga teisest küljest, kui lähed sellest läbi, vaatad, see kõik on imeline. See moment, kus sa oled ka iseendaga ja mõtetega üksi ja saad kellegest hoolitseda. Täpselt. Ja see on tegelikult ju kogu eluga, et iga hetk meil on valik, kas me tahame midagi muud. Näiteks praegult hetkel ma mõtlen, et mis ma pean siin olema, et ma tahaks praegult olla... Palun ära mõtle niimoodi praegu, tule tagasi ruttu, tule olema. Või siis ma ütlen endale, et ma aksepteerin seda, mis on ja ma naudin täiega seda hetke, ükskõik mis on, olgu see intervjuu andmine, jooga tegemine, kutsule pai tegemine või lihtsalt mingisuguse tobeda Exceli tabeli täitmine, et ma olen, et see oskus on vahe, kas me oleme rahul oma eluga või me ajame kogu aeg taga mingit tuleviku hetke, mis on illusioon ja mis kunagi ei saabu, et kui see nüüd ka veel juhtub, siis ma olen õnnelik. Oled sa täna õnnelik? Jaa. Seda pikemalt ei peagi selgitama, aga viimane küsimus. Kui palju sa filmirežissöörina täna teed tehisintellektiga koostööd? Ma tegelikult veel vastan, et huvitavat asja, ma olin paar aastat tagasi enne, kui Sri Ravi Shankar tuli Tallinnasse, siis ma olin Leedus. Tekkis hästi tugev tunne, et minna temaga nagu kuulama ja istusin seal publiku hulgas ja kõik läksid nii-öelda vahekäiku, et saaks umbes kurule lähemale. Mõtlesin, et see üldse ei resoneeru ja panin lihtsalt silmad kinni, istusin oma tooli peale ja tunnetasin seda tunnet, et ma tahaks taga nii väga kohtuda. Siis tegin silmad lahti ja Ravi Shankar tuli rahva hulgast välja mööda tühja reavahet minu juurde, seisis mu ette, vaatas mulle otsa ja küsis, are you happy? Ma nagu mõtlesin, et nagu jah, ja ma nagu kehitasin algu, et I guess so. Siis ta naevatus, ütles good ja läks minema. Ja mõtlesin, et vau, et nagu see õppetund, et attract, don't chase, ehk siis see, et ei ole vaja taga ajada asju elus. Aga veel teine õppetund, mis seda peegeluniversumit kirjeldab, et millest ma hiljem aru sain, et see ongi nii lihtne. Et mul on valida, kas ma olen õnnelik ja rahul sellega, mis on, või ma ei ole õnnelik ja rahul sellega, mis on. Aga nüüd tagasi sinu küsimuse juurde, mis mul läks meelest juba. Kui palju sa oma töös filmirežissöörina AI-d kasutad ja kuidas sina temaga suhtled? Ma huvi pärast ükskord
katsetasin, et, et mis nagu tasemel ta kirjutab ja vaatasin, et okei, et adapteeri mulle palun siin üks peatükk ühest raamatust. Ja püüdsin ühte teistpidi ja sain aru, et ikkagi väga palju on hallutsinatsioone ja väga palju on niisugust keskpärasust. Et nii nagu sa ootakski mingilt Hollywoodi filmilt, et ma tundsin, et see on nagu see, kuidas peaks kirjutama. Ja siis ma ausalt öeldes sain aru, et punkt 1, see, ütleme, tol hetkel kvaliteet oli nagu küsitav. Punkt 2, et see võtab ära mult kogu minu loomisrõõmu, et keegi ütles just, et ma ei taha, et AI minu eest raamatut kirjutab, ma tahan, et ta minu eest nõusid peseks. Aga milleks ma teda kasutan? Ta on minu jaoks research assistant. Mina kasutan teda selleks, kui mul on vaja erinevaid lahendusi välja pakkuda. Näiteks ma kirjutan hetkel ühte filmi, mängufilmi uut, mille üks tegelane on New Yorgi investmentpankur. Ja ma olen kasutanud AI-d päris palju selleks, et õpetanud talle selgeks selle rolli ja siis küsin talt, et kuidas tema seda ütleks, paku mulle välja ja siis ma saan sealt uusi ideid, mõtlen, see on väga hea mõte siin, et ma ise ei tuleks selle peale, aga see kõlab väga autentselt, et ütleme hästi palju sellist nagu tööd, mis muidu endal võtaks tunde ja tunde analüüsimist, kus ta annab sulle kokkuvõtte ja sa vaatad, okei, see valik, lähme edasi. Ma ütleks, ta on nagu research assistant oleks minu jaoks kõige parem hetkel, aga jah. Viimane küsimus nendele inimestele, kes siis kardavad, see tulevik on ju tegelikult täna juba käes. No mis seal ikka karta tehisintellektiga koostöö osas? Ma arvan, et see on nii nagu poliitikutega, et ta peegeldab seda tagasi, mis meie enda teaduses toimub. Et mitte ei tuleks tehisintellekti karta, vaid enda teadusega tööd teha ja hoida oma tähelepanu kõrgemal võimalikul positiivne on vale sõna, aga ütleme siis sellel versioonil, mida sa tahad, et juhtuks. Mitte hirmul, sest mida rohkem, kuhu me paneme oma tähelepanu, seda me ka loome tulevikus. Sama ma olen AI-ga. Ma väga tänan sind selle vestlusest. Aitäh! Aitäh!